Tervist! Räägime täna millestki, mis on tegelikult päris oluline. Me paneme kokku sinu täitsa isikliku tööriistakasti, aga mitte nailte ja kruuvide jaoks, vaid rahaasjade jaoks. See on põhimõtteliselt kõik, mida sul vaja läheb, et oma rahaga nutikalt toimetada. Lähme siis asja kallale. Nii, kujuta nüüd korraks ette. Sa oled oma ameti selgeks saanud, eks? Oled kõvasti vaeva näinud ja siis laekub su kontole su esimene päris palk. No see tunne on ju super. Aga mis nüüd edasi saab? Kuhu see raha panna? Kuidas seda kõige targemalt kasutada? Täpselt nendest asjadest me kohe rääkima hakkamegi. Okei, viskame pilgu peale, mis meil täna kavas on. Kõigepealt räägime sinu esimesest palgast. Siis vaatame üle need igapäevased rahatööristad. Pärast seda, kuidas suurte eesmärkide nimel ehitama hakata. Neljandaks, sinu finantsline turvavarustus, see on oluline. Ja lõpuks, kuidas saada oma rahaasjadest tõeliseks meistriks. Nii, alustamegi siis otsast peale. Esimene ja ma ütleks kõige tähtsam samm. Sinu esimene palk. See on nagu su isiklik stardipakett ja on ikka väga oluline, et sa paneksid selle kohe õigesse kohta, et see sinu heaks tööle hakkaks. Okei, aga kuhu see raha siis panna? Noh, neid kohti nimetatakse finantsasutusteks. See kõlab võib-olla keeruliselt, aga tegelikult on see lihtne. Mõtle neist nagu spetsiaalsetes poodides, mis pakuvad igasuguseid rahatööriistu, nagu pangad, kindlustusfirmad ja nii edasi. Just nemad ongi need, kes pakuvad kõiki neid vahendeid, mida me kohe vaatama hakkame. Aga miks neid üldse vaja on? Kas see võiks raha lihtsalt, madrat seal hoida? Ilmselt mitte, eks. Esiteks on see turvalisus. Finantsasutused hoiavad su raha kindlas kohas. Siis on mugavus. Saad palka kätte, saad arveid maksta. Lihtne. Nad aitavad sul ka tulevikuks säästa ja isegi lainata, kui on vaja osta midagi suuremat, näiteks autot. Ja mis on eriti oluline? Need aitavad sind kaitsta siis, kui elus peaks midagi ootamatut juhtuma. Nii, nüüd lähme sinu tööriistakasti juurde ja vaatame kõige põhilisemaid asju. Mõtle neist kui haamrist ja kruuvikeerajast, need on need vahendid, ilma milleta sa lihtsalt ei saa. Need ongi sinu igapäevaseks rahavoo haldamiseks. Okei, sinu põhikomplekt. Kõik algab arvelduskontost. See ongi sinu raha kodubaaseks. Palk tuleb siia, igapäevased ostud teed siit, siis on sul pangakaart, viipad ja maksad, superlihtne. Internetipank annab sulle vabaduse, saad oma raha asju ajada ükskõik kus ja millal. Ja muidugi sularaha väljavõtmine ja arvete maksmine käivad kaasa ja juurde, kõik need asjad töötavad koos, et su elu lihtsalt sujuks. Siin on üks väga oluline vahe, mida peab teadma. Mõtle nii, arvelduskonto on nagu su rahakott, raha liigub sealt pidevalt sisse ja välja. Aga säästukonto, see on nagu su digitaalne hoiupõrsas. See on see koht, kuhu sa paned raha kõrvale, raha, mida sa ei taha kohe ära kulutada, vaid kogud millegi suurema jaoks. Okei, igapäevased asjad on nüüd selged, aga liigume edasi. On aeg mõelda suuremalt. Sinu tööriistakastis on ka natuke võimsamaid riistu, mis aitavad sul saavutada neid päris suuri eesmärke. No näiteks, oma kodu või auto ostmine. Ja üks neist võimsamatest tööriistadest on laen. See on mõeldud selleks, et sa saaksid osta asju, mille jaoks raha kogumine võtaks lihtsalt liiga kaua aega. On olemas näiteks tarbimislaenud, uue arvuti või mööbli jaoks, õppelaen, mis on investeering sinu enda tulevikku, kodulaen, millega enamik inimesi endale kodu ostab, ja isegi järelmaks on tegelikult laenuks vorm, lihtsalt jaotab suurema ostumakse väiksemateks tükkideks. Aga nüüd, tähelepanu, see on ülioluline. Laenamine ei ole nagu poest piima ostmine. See on suur otsus ja seda tuleb planeerida. Esiteks, tea täpselt, milleks sul seda raha vaja on. Teiseks, ära haara kinni esimesest pakkumisest, võrdle erinevaid kohti. Kolmandaks, ja ma ei saa seda piisavalt rõhutada, loe see leping läbi, iga sõna. Ja neljandaks, tee endale täiesti selge plaan, kuidas sa selle kõik tagasi maksad. Ja siin ongi see kõige tähtsam asi, mis tuleb meelde jätta. Laen on võõras raha. See pole sinu oma, see ei ole kingitus, sa pead selle tagasi maksma ja lisaks maksma intressi, mis on nagu tasu selle raha kasutamise eest. See on suur vastutus, nii et mõtle see alati hoolega läbi. Nüüd räägime turvavarustusest. Täpselt nii nagu sa oma töö tehes kannad võib-olla kiivrit või kaitseprille, on sul ka oma rahaasjades vaja kaitsevahendeid. Ja need on kindlustus ja pension. Mõtle kindlustusest kui turvapadjast. See ei takista avaarid juhtumast, eks ole, aga kui see juhtub, siis see päästab sind kõige hullemast. Sama on siin, kui juhtub mingi jama, autoavaari, tervisega midagi või kodus toru lõhkeb, siis kindlustus aitab katta need hiiglaslikud kulud, mis muidu tuleksid sinu enda taskust. See annab lihtsalt meelerahu. Nüüd vaatame natuke kaugemale tulevikku. Pension. See võib tunduda mega kaugem, ma tean, aga mõtle sellest nii.
See on sinu palgapäev siis, kui sa enam tööd ei tee. Eestis on see süsteem 3-sambaline. Esimene sammas tuleb riigilt, teine sammas on kohustuslik, ehk väike osa sinu palgast läheb automaatselt sinu pensionikontole kasvama. Ja kolmas on vabatahtlik, see on nagu sinu enda isiklik lisasäästmine vanaduspõlveks. Ja siit tuleb kõige tähtsam nõuanne üldse, mis puudutab pensionit. Alusta kohe, täna. Jah, see tundab kauge, aga aeg on siin sinu parim sõber. Isegi pisikesed summad, mis sa täna kõrvale paned, hakkavad ajapikku ise raha juurde teenima. Seda nimetatakse liitintressiks ja see on nagu maagia. Mida varem sa alustad, seda vähem pead sa hiljem muretsema. Okei, sa oled nüüd põhitööriistadega tuttav, aga eesmärk ei ole ju olla lihtsalt õpipoisseks. Eesmärk on saada maistriks, inimeseks, kes mitte ainult ei kasuta neid tööriistu, vaid valdab neid täielikult. See tähendab, et sina kontrollid oma raha, mitte vastupidi. Ja see meisterlikkus, see viib sind viia isegi nii kaugele, et sa lood oma firma ja tead mis? Need samad pangad ja kindlustused pakuvad tööriistuga ettevõtjatele. Pole vaja, et oled sa juuksurehitaja, kokk või mis iganes. Sa vajad oma firma jaoks eraldi kontot, võimalust klientidelt kaardiga makseid saada, võib-olla lainu uute seadmete jaoks ja kindlasti kindlustust, et oma äri kaitsta. Igal tõelisel meistril on oma reeglid. Ja finantsmaailmas on need tegelikult üsna lihtsad, aga samas ülivõimsad. Reegel number 1. Loe alati läbi, millele sa alla kirjutad. Alati. Teiseks, kuldreegel. Ära kuluta rohkem kui teenid. Lihtne. Kolmandaks, ära võtta lainu lihtsalt emotsiooni pealt. Ja neljandaks, planeeri oma raha. Tee endale eelarve, see ongi kõik. Ja lõpetuseks, see kõik taandub ühele asjale. Kõikide nende tööriistade ja reeglite eesmärk on anda sulle enesekindlust. Kui sa tead, kuidas oma rahaga toimetada, teed sa paremaid otsuseid ja lihtsalt magad öösel paremini. Sa tunned ennast tuleviku suhtes palju kindlamalt. Nii et mõtle korraks, mis on see üks väike samm, mille sa võiksid juba täna ära teha, et oma rahaasjade meistriks saamise teel alustada.